ma ei oska seda ideat, nagu ma ei julge reaalselt. Tere vaata, ma näen nii kahtlane välja. Tervist. Ma olen nii halb IRL contenti tegemises, et nagu reaalselt ma ei oska käituda kaamera peal kuidagi moodi. Ma pärast seletan veel, mis kuradi pask mul peas on. Aga noh, jah, jõuab selleni. Tervist kõigile. Täna on siis 100 subi special ehk siis mingi Q&A ja võib-olla mingi jutustamine lõpus või ma ei tea. Lihtsalt vaatab kaua selle Q&A-ga läheb. Te saatsite mulle päris huvitavaid küsimusi. Arvab, mida arvab nendest. Enne kui ma millegagi alustan, siis kindlasti aitäh teile 100 suubi eest. See on ikka nagu veider mõelda, et 100 inimest on lihtsalt nagu suubinud mu kanalile ilma mingi hea põhjuseta. Vaatame siis kohe, et milliseid huvitavaid küsimusi te olete mulle saatnud. Mis kell on? Mul ei ole enda toas kella. Oota. Kell on 13:37. Mis on su IP-adress? Ma osutades ei tea ise ka enda IP-adressi. Ma tegin Instasse ka selle väikse polli või asja või jah, on jah. Keegi kirjutas, ma ei tea. Kui sa ei tea, siis kuidas peaks ma teadma? See nagu, jah. Samamoodi Instasse. Was ist dein Lieblingsfach? Kui te ei tea, siis see on nagu saksa keeles, mis on su lemmiktund või tead seda laulu. Is my favorite subject, my favorite. Ma ütleks, et minu lemmiktund on vahetund otse loomulikult. Kas sa katsud ennast? Jah. Ma arvan, kõige parem nendest idiootsestest küsimustest on, kas Annelin on ohtlikum kui seda. Ma ütleks, et Annelin ja Ihaste mõlemad on ohtlikumad kui esimene ja teine maailmasõda kokku. Okei, äkki jõuab nagu nende päris küsimusteni ka, millel on nagu actually pointi vastata. Millal Airsofti mängima hakkasid? Kui te ei tea, siis ma tegelen Airsoftiga. Ma hakkasin sellega tegelema umbes täpselt aasta aeg tagasi, kuskil juuli alguses või? Nii et sellest sai suht hiljuti mingi aasta aeg täis. Miks sa hakkasid videoid tegema? Kuna mul on igav, seda on tore teha ja ma ei tea, jah. Kus said inspiratsiooni videoid teha ja just selliseid? Ma ütleks inspot peamiselt, ma enda kõige esimeses videos mainisin ka seal lõpus, et see on nagu, vaata teate kõiki neid surnud Eesti YouTubereid nagu Kanada muhedad, Pokebeani, ma ei tea, Auro mõnes mõttes. Kõik need, kes tegid näiteks mingi story time või mingeid reactioneid või asju, on ju. Põhimõtteliselt nagu ma võtan neilt inspot või võtsin neilt, nüüd ma nagu tegelen pigem nagu oma asjaga. Põhimõtteliselt neilt. Also veel, miks ma hakkasin videoid tegema, oli sellepärast, et tegelikult see esimene video, mis ma tegin, see pidi olema täiesti suvaline, nagu lihtsalt one time thing ja siis nagu lõpetan ära. See ei pidanud isegi YouTube'i minema. Aga ma ükskord kell mingi 3 öösel, ma vist tegin selle video mingi 2-3 öösel. Ma tegin selle video ära, on ju. See oli põhimõtteliselt puhas mingi copy-paste, mingi Pokebeanist või mingi Kanada või teemaks või jah, on ju. Pärast seda saaks meeldima mulle ja ma tegin oma vana YouTube'i kanali tühjaks, ma tegin selle tormiks ja siis jah. Kus või kuidas editimist õppisid? Pigem kuidas? Ma olen editimisega tegelen nagu mingi on and off siin seal mingi mitu aastat. Äkki mingi 4-5-6 aastat. Mul on olnud väga mitmeid YouTube'i kanaleid, mille peal ma olen siis editinud ja ma olen editinud ka TikToki, mingite, üleüldse short form nagu contenti, väga pikemaid forme nagu mingi pooletunnised videod ja nii edasi. Lihtsalt editid ja sellised värgid, on ju. See on nagu siin-seal täiesti ise õpitud. Ma olen selline inimene, kes õpib nagu asju vastas. Ma olen selline inimene, kes õpib ise nagu asju, teeb ja õpib. Nii et nagu põhimõtteliselt ise lihtsalt õppisin ajaga. Mis äpiga sa YouTube'i videoid monteerid? Hetkel CapCutiga, kuna mul ei ole nagu, ma teen kõike seda videote asja, ma teen oma telo peal, kuna mul ei ole hetkel arvutit, mille peal nagu ma saaks normaalselt teha mingeid videoid. Mul on 7 päeva pärast sünna, 8. Ma tõenäoliselt saan selleks mingi arvuti ja siis ma saan hakata nagu actually tegema palju parema kvaliteediga videoid siis. Kas sa teed videoid ajaviiteks või lõbu pärast või mille pärast? Pigem ajaviiteks ja lõbu pärast, kuna nagu see vahepeal lihtsalt tekib tunne, et kuule, et ma tahaks nagu mingit videot teha. Vahepeal lihtsalt täiesti lambist niisama ka. Natukene ka sellepärast, et teised lihtsalt sunnivad. Millal sa sündinud oled? Ma nagu täpselt oma sünni kuupäeva ei tahaks väga täpsustada, aga augustis ma võin nii palju öelda. Millal face reveal? Davai 1000 suubi. Face reveal tuleb siis, kui ma actually olen nagu okei kaameralise istumisega, kuna põhjus, miks mul see saast mul hetkel peas on sellepärast, et ma olen nagu, ma ei ole üldse harjunud niimoodi nagu kaameras istuma ja lihtsalt rääkima kaameraga, see on nagu väga veider mu jaoks. Ja also ma väga ei tahaks, et mu nägu oleks nagu lihtsalt üle terve kuradi interneti.
aga 1000 suubi. Võib-olla te kuskil näete mu nägu ka nagu mingites vanades videotes kuskil siin või seal või äkki kuidagi läbi kellegi snappi saate selle. Muideks, kui te peaksite nägema kunagi linnas, ma räägin Tartus, siis ma fleksin oma jakiga, ma ei jää vait oma jakist. Ma pean mirrorima selle, aga kui te näete sellise jakiga mingit Tohmani linnas ringi käimas, siis see olen mina. See jakk on ise tehtud, see on ainulaadne, nii et nagu, kui te näete sellist venda, siis see olen mina. Ärge nagu karke tulla küsima, et kas sa oled Torm või? Kas tulevikus saame ka õue IRL videoid? Oleneb, kas mul on nagu teha midagi õues. Ma ei hakka tegema videot selles, kuidas ma lähen kvartalisse ja võta raha välja ja lähen koju. Mul on näiteks mingi, kui te väga tahaksite seda ja kui mul on millegist, millest teha, siis ikka võib. Mis muusikat kuulad ja mis su lemmiklaul? Ma võin artiste öelda, mul ausalt öeldes ei ole sellist lemmik, ma ei tea, žanrat või asju. Ma kuulan nagu suht kõike. Artistid, paar tükki, mida ma kuulan. Lil Peep, ma ei tea, Suicide Boys, Neighborhood, Arctic Monkeys. Kes veel, oota, ma pean mõtlema. Ma kuulan väga palju eurolaule. Ma olen Eurovisioniga väga obsessed, nagu on näha. See müts on ühtedelt Eurovisioni artistidelt ja ma sain selle Eurovisionit Itaaliast, nii et. Okei, mis on see lemmiklaul? See on nii vastik küsimus, millele vastata, kuna nagu see muutub kogu aeg. Ma olen selline inimene, kes nagu mu maitse ja värk, nagu see muutub hästi kiiresti ja see muutub kogu aeg. Paar tükki, mis nagu mulle meeldib, ma ei oska kindlalt öelda, aga ma ei tea, Kääri ja Cha-Cha-Cha, Lil Peepi, ma ei tea, Ghost Girl, Suicide Boys ja Kill Yourself part 3. Väga basic vastused, aga ma ei tea, jah, seda ütleb mu on repeat. Mul on 2 küsimust ka nagu kunstialase kohta, nii et ma võtan need ka natuke eraldi teistest asjadest. Kui te ei teadnud, siis ma tegelen kunstiga. Mis on su lemmikpilt, mis teinud oled? Ma ütleks, et see seal. Selle ma tegin ise endale kuskil mingi detsembris äkki või detsember või jaanuar või ühesõnaga kuskil talve ajal. Sellega läks nii jõhkralt kaua aega. See on nagu üks kõige suuremaid pilte, mis ma teinud ka olen. See on 120 senti korda 80 minu arust. Palju profitit teeninud oled maalimisega? Väga raske on öelda nagu täpset summat, sellepärast et see on nagu igal pool hästi nagu laiali. Ma ei ole mingi accountant, et ma nagu kogu aeg vaatan, et iga paar münti, mis sisse tuleb, et ma kohe selle panen kirja. Ma ütleks nagu igalt poolt kokku väga nagu ümmarguselt, kui sa ei loe arvesse neid mingi kulusid ja asju. Ma ütleks, et 4-kohalisest numbrist jääb paar sotti alla. Okei, nii. See peaks olema kõik Q&A küsimustega. Ma tahaks lihtsalt rääkida sellest natukene, et mis sellest channelist saab, kas sellest saab üldse midagi. Ma olen selline inimene, kelle huvid ja nagu hobid, need liiguvad ja vahelduvad hästi kiiresti läbi. Nii et ma võin üks päev tegeleda ühe asjaga terve päev ja teine päev väsida sellest asjast nii kiiresti ära, et ma ei viitsi seda üldse, nagu ma ei viitsi üldse tegeleda sellega. Kui te vaatate mu kanalit, siis seda on näha ka, mul oli mingi hetk oli suht pikk paus vahel, kui ma lihtsalt ei postitanud mitte midagi, sellepärast et see huvi kadus mul ära. Ma ei tea, kas ma nagu, kui kaua ma jätkan selle YouTube'i asjaga, kas see nagu jõuab kuskile kaugemale, mis sellest saab ühesõnaga, see on nagu, selle kanali tulevik on selline väga nagu kaheldav. Selle kanaliga on mul siiamaani läinud küll nagu kõige paremini YouTube'is, kõige rohkem suubi, kõige rohkem jälgijaid, kõige rohkem toetajaid ja värke on ja, aga lihtsalt ma ei tea, kas huvi jääb muga või see kaob ära või ühesõnaga, et mis sellest saab. Aga kui see huvi peaks jääma, kindlasti soovitage mingeid videoid, mis te tahaksid, ma teeks nagu see õue IRL content näiteks. Ma ei tea, mingeid teemasid, mingeid inimesi, ühesõnaga asju, kuna teen neid videoid teile, mitte endale ja ma tahaks ikkagi teha videoid, mida teie vaataks, mitte mingid sellised videod, mida mina vaataks, kuna ma ei tea, see on nagu mulle hea. Te teate, et kui ma peaks kuskil ära kaduma natukeseks ajaks, siis kuskil ma ikka aktiivne olen kas Instas või Snapis või Snapis kogu aeg, aga ma ei tea, Insta, Snap, TikTok, ühesõnaga, jah. Aga lihtsalt tõenäoliselt mul sai nagu YouTube'ist kõrini ja ma võtan väikest pausi. Aga nagu suht ükskõik, mis sellest kanalist saab, kuna nagu, ma ei tea, ma ei usu, et see kaugele läheb. Ma rääkisin ennem, et mingi face reveal 1000 suubi, aga ma ei usu, et me sinna saame. Aitäh kõikidele nendele inimestele, kes on olnud siin algusest kuni siiamaani. Tegelikult selle YouTube'i kanali tegemisel on mu elus toimunud nagu päris palju selliseid asju, mis ähvardasid nagu üldse ära lõpetada selle YouTube'i asja, aga ma olen õnnelik, et ma siiamaani ei ole seda lõpetanud. Aitäh teile, kes on kommentinud, kes on toetanud, kes on andnud nõu, kes on küsinud, abi pakkunud, absoluutselt kõike seda. Isegi selline väike asi nagu mingi vaatamine või laikimine, see tähendab tegelikult väga palju, see aitab väga palju. Vabandust, et ma siin lobisen, aga lihtsalt võiks rääkida tõsisematel
teemadel ka, ma ei oska eesti keelt. Ma üritan nagu hoida selle kanali vibe'i nagu positiivsena ja sellise humoorikana, aga eks vahetevahel tuleb ikka rääkida tõsisemastest teemadest ja elust nii-öelda siis. Eks ausalt öeldes ma ei tea ka, mis saab siis, kui kool tuleb, kuna mul tuleb 9. klass, et see on nagu, ma pean ikkagi keskenduma oma õppimise peale. Aga mul hetkel vist ei olegi muud midagi siia lisada. Aitäh, et vaatate, aitäh, et toetate, aitäh, et olete siin. Ma loodan jätkata selle kanaliga nii kaua, kuni ma saan, nii kaua, kuni ma viitsin. Aga siiski aitäh teile 100 inimesele, kes on olnud siin, kes on toetanud, kes on põhimõtteliselt nagu aitanud kaasa mu unistusele, mis on tegelikult nagu väiksest peale olnud saada YouTuberiks, aga ma ei tea, ühesõnaga. Aitäh teile! Täiesti pekis, me saimegi 100 suubitäis, see on reaalselt mingi 10, isegi mitte 10 minutit pärast seda, kui ma selle viimase video üles panin.